tere tulemast tagasi meie podcasti Vahetund. Meil on siis 5. osa ja mina olen Magda 12. kultuurist. Mina olen Eleanor 10. tehnost. Ja hakkame siis kohe pihta. Meil on siis eksamid on tulemas on eksamid 2 tükki ja 1 eksam juba on ära. Jaa. 12. klassil siis, eks meil oli juba eesti keele eksam ära ja nagu... Kuidas sa arvad, kuidas sul läks? Ma isegi ei tea. See on nii crazy, et me saame alles nagu juunikuus teada. Nagu mu õde lõpetab põhikooli, eks ole, ja tema juba nagu tegi ka enda eksamid ära ja ta sai kohe nagu paari päeva pärast teada. Ja ma olen nagu, what the hell. Aga nüüd me peame ootama juunikuuni, nii et ma isegi ei tea, kuidas mul võis minna see. Sest nagu, no meil ei olnud, seal olid teemad sellised nagu nii ja naa. Ma valisin mõlemad mingid AI teemad. Üks oli mingi, lugemisülesanne oli mingi tekst, kus peab mingi juturoboti kohta lugema ja siis vastama küsimustele. Ja siis kirjandi teema oli nagu, et miks peaks inimsuhteid ja inimlikkust ja inimsuhteid säilitama või midagi sellist. Ja no ma õnneks olin päev enne seda mingi hästi palju nagu just juturobotite nende kohta nagu vaadanud ja ma oskasin sinna tuua näiteid. Ja need olid suht nagu sellised näited, mis ei ole mingi, et tõde ja õigus, mingi klassikalised need. Praktilised näited. Ja. Just nagu sellised rohkem, mida sa ei pruugi vaata teada. Nii et nagu ma arvan, no ma tegin juba nagu, mul oli niimoodi kirjandis, et ma kirjutasin kirjandi ära ja mul oli nagu mingi äkki minut või 2 aega. Ja siis ma pöörasin nagu selle puhtandi nagu esimese lehekülje, ma olin okei, mul on tehtud ja siis ma vaatan mul poole pealkirja. Ja siis ma reaalselt, ma sattusin paanikasse ja ma panin mingi jumala halva pealkirja. Ma panin mingi, et inimlikkus ja inimsuhted kui ühiskonna tuum või midagi. Aga ma tegin fucking komavea. Ma tegin komavea kogemata. Ma panin kui ette koma, kuigi ma tean, et sinna ei tohi minna koma. Ja ma olin nagu, et oh no. Ma olin varem teinud kunagi samasuguse vea mingis kirjandis ja õpetaja oli mulle nagu parandanud ära ja ma olin nagu endale pähe raiunud selle. Aga kuna vaata, kui sa oled paanika, siis sa ei mõtle. Nii et ma juba nii kardan seda, kuidas ma kirjandaks. Lugemisülesanne oli nagu, ma arvan, paremini kui see. Ma arvan, et ka katsetega võis sama tunne olla see, et sul tuleb paanika hoog sisse ja tegelikult kui need ülesanded seal on ka siukesed, et tegelikult sa nagu päeva lõpuks ikka lahendaksid need ära, siis paanikaga sa ei saa. Ja sa pead olema suht rahulik. Muidu nagu, no ma ei tea, vaatab, et ma saan juunis teada. Ja nüüd tuleb mata eksam 20 mai ja siis tuleb 25 kooli eksam. Ma kavatsen teha kunsti ajaloo kooli eksamit. Sest nagu, ma ei tea, see on selline, see huvitab mind, nii et ma saaksin selle hakata. Siis on hästi, kui see huvitab sind. Ja, aga kas sa oled juba mõelnud, kui sa peaks tegema kooli eksamit, mis sa valiks? Ma isegi ei teaks, sest ma põhikoolis tegin küll keemia eksami ära. Aga nüüd, ja siis ma mõtlesin ka gümnaasiumi alguses, et gümnaasiumi, see põhikoolis keemia ei olnud nii raske, et gümnaasiumisse ei saa nii hull olla, aga kirpu on mulle teistpidi näitanud ja ma nüüd ei tea, mis ma valin, ma pean midagi vaatama, mis ikka sobib, nagu läheb hästi mul. Õnneks sul on 2 aastat aega. Nii et sul on veel võimalik mõelda selle peale. Aga praktikapäevad on tulemas. Nii et kas teil on juba mingid plaanid? Ma päris ei teagi, selles mõttes, et mingid plaanid on, aga ma ei ole nii kursis sellega. Ise naus. Ma arvan, et mingi mai lõpus saate äkki teada või mai keskel. Sest ma ei mäleta, kui meil oli. Meil nüüd ei ole praktikapäev ja see ongi ainult 10 ja 11, nii et mis on veits kurb, kuna nagu mulle meeldisid isegi need praktikapäevad. Aga me teeme enda muid asju. Eksamid. Nii et see on kurb, aga mida sa üldse ootad näiteks? Kas sa oled vaadanud mingi vanemate klasside neid Instagrami kontodel mingi praktikapäeva neid
videoid või nii? Midagi olen tehnodemoeteelt eriti, sest ma olen ise tehno, aga ma ei oskagi midagi oodata, lihtsalt ma oskangi sugust praktilist asja nagu, et noh, ma olen küll natuke rohkem nüüd gümnaasiumis teinud ka mingid tundides praktilist, mida nagu põhikoolis näiteks füüsiks ma üldse ei teinud midagi praktilist, mis nagu oli nii kurb, sest põhikooli füüsika ei olnud mul kõige parem ja ma arvan, et see praktiline oleks aitanud, aga nüüd siin gümnaasiumis nagu see tõesti nagu aitab ja mul on tunnen end paremini niimoodi ja siis ma arvan, et nagu ma ootan, et need samasugused lihtsalt. Ma arvan ja ma isegi ei tea, mis tehno, ma ei ole suhtlenud see tehnoklassiga, nii et nagu ma ei tea, mis nendel võis olla, ma olen võib-olla näinud midagi nagu story'dest, aga ma ei mäleta osalt ka. Ma pakun, et te lähete kuhugi, ma ei tea, ja midagi kuhugi lähete. Kunagi pidi minema, aga ma ei ole nii kursis ka, et kuna nüüd ja mis klassis. Ja, aga noh, eks kõik saab teada äkki järgmises episoodis kuulame, siis äkki on juba plaanid tehtud. Aga tutipäev on see kolmapäev. On jah. Ja ma ei tea, ma ootan seda, aga samas ma nagu kardan. Kas veepüssid on valmis otsitud? On, aga ma kahtlen, et ma kasutan seda. See on nii suur, pluss nagu seal pole seda korki, mida ma saan kinni keerata, nii et nagu ma vist pigem olen see, kes jookseb inimeste eest ära, et ei taha, et märjaks saada, sest ma ise ei taha pritsida, sest ma tean, et kohe, kui ma pritsin, ma saan pihta. Nii et ma vist ei võta seda kaasa. Aga ma vaatasin niimoodi, et lubas seal nagu mingi 10-15 kraadi ja vihma võib-olla ka. Nii et nagu ma ei tea, kuidas see on. Nagu praegu võib olla väga ilus ilm, eks ole, päike paistab, soe on, tulid ilma mantlita kooli. Aga kolmapäev, ma ei tea, ma panen mingid soojemad nagu riided kindlasti. Sest nagu, jah, ma ei teagi, milline see tutipäev võiks olla. Ma kuulsin midagi, et mingid mängud tulevad. Jaa. Meil oli ka põhikoolis mängud 9. lõpus, siis et mingid tegime mänge klassiga ja... Ja meil vist oli ka, meil oli nii, et 8. klass plaanib seda või... Ja meil oli samamoodi. See on, äkki tuleb sama. Ma juba tean, tegelikult ma ei tea, ma lähen alles homme poodi otsima enda tutipäevariideid. Aga ma ei teagi. Eks näis, milline see näeb välja, sest tegelikult ma arvan, et see tuleb lõbus. Aga nagu ma loodan, et inimesed ikka nagu tulevad nagu kohale, sest on võimalik, et keegi ei tule. Või nagu mõned inimesed ei tule, sest nad ei viitsi, kuna see on suht nagu päeva lõpus, vaata, see on kell 4 hakkab. Nii et ma loodan, et meie klass ikkagi tuleb kohale, sest ma ei tea, kuidas need meie klassi poisid võivad nagu suhtuda sellesse tutipäevasse, võib-olla üksikud tulevad, aga ma loodan, et tulevad kõik, sest nagu kui see on nagu mängud ja klasside vahel, siis on veits halvasti. Aga me niikuinii ei pane kinni seda, kohe kindlasti ei pane. Mul on tunne, et kas IT või tehno või läheb nagu, sest nendel on alati mingi terve klass põhimõtteliselt kohal. Nii et aga ma ei tea, sul on kohe aasta pärast see. Jah. Kas sul on mingid asjad, mida sa tahaksid, et sinu tutipäeval oleks? Ma isegi ei tea. Ma arvan, et oleks ka ainult mingid mängud, sellised klasside vahelised, et nagu mul väga ei ole midagi küsida või soovida tutipäevalt rohkem midagi. No jah, see on selline... ma isegi ei teagi, kuidas gümnaasiumi tutipäevad. Ma tegelikult nagu, kui ma tulin 10. klassis, ma mõtlesin, et ma ei tea, milline gümnaasiumi tutipäev nüüd välja, sest nagu põhikoolis me olime nagu, panime ennast riidesse nagu 1. klass, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et nagu, et kuidas see töötab, et sa 12. nagu 10. klassina nagu riietud, kas see nagu... Aga ei, samamoodi lapselikult. Mis on nagu huvitav, aga tegelikult see on hea, sest nagu ma ei oskaks 10. klassi nagu... Kuidas sa riiedud nagu 10. klassi õppelane? Jah, see on natuke raske. Jah, nii et nagu ma mõtlengi, et mingid lipsukesed. Kindlasti tuleb inimesed, ma tean, et mu sõbrannad, mõned tulevad seelikutega, aga ma austas, ma ei pane seelikud, ma panen pikad püksid, sest nagu ma ei taha haigeks jääda, sest nagu ma saan sealt suht nagu mind pretsitakse täis, ma pakun, nii et nagu
kui ma olen seda juhtub ikkagi tutipäeval, et jah, sul ei ole pääsu, isegi kui sa nagu ei taha milleks öelda, siis ikkagi sa saad kuidagi. Siis nad võivad tulla nagu kusagil nurga tagant ja lihtsalt nagu ründavad. Ja üks asi, mida ma kõige rohkem kardan, on see, et kuidas mu tukk ellu jääb, sest kui ta saab niiskeks, siis ta läheb hästi looki. Ja reaalselt ma olen praegu mõelnud hästi kaua. Juuksed peab kinni panema ja ja reaalselt peab, see on jube. Aga no eks näis kolmapäeval, mis saab nagu. Aga meil on siis mul on tulekul Itaalia reis ja see põhjus, et nagu meil oli niimoodi, et meil pidi olema klassiga, klassireis, eks ole. Ja see pidime minema Montenegrosse. Aga nagu see oli kuidagi nii kallis ja siis nagu ma hakkasin mõtlema, et okei, nagu ma ei tea, kas ma tahan. Ja siis me mõtlesime sõbrannadega, et me 4 läheme siis hoopis Itaaliasse. Nii et me ostsime juba piletid ära mingi mitu kuud tagasi või 2 kuud äkki. Siis kui need veel soodsad olid. Ja siis me lähme juuli lõpus lähme Rooma. Me olime nagu, me mõtlesime nagu algul, et lähme põhja, et siis on nagu vaata, selline normaalne temperatuur. Ja siis tuli kuidagi, et nagu Rooma, eks ole, siis hiljem pärast seda, kui me olime ostnud juba piletid ära, siis me saime aru, et oota, aga Rooma ei ole põhjas ju. Rooma ei ole põhjas. Ja seal vist lubab nagu üle 30 kraadi, nii et ma ei tea. Ma ei tea, kas sa oled seal Roomas käinud või? Ei, ma isiklikult ise ei ole. Ma olen käinud küll kohe Itaalia vastas, Horvaatias, et seal on niisugune üpris sarnane, ma ütleks, et ma oletan, et üpris sarnane on see ikkagi see kliima seal ja kõik ja seal Horvaatias oli vähemalt väga ilus. Mulle meeldis. Aga mulle nõbu käis küll Itaalias ja tema rääkis, et ta läheks 2 korda veel. Et talle väga meeldis seal ja see oli kõik nii ilus ja ma usun, mulle meeldib see väga Rooma arhitektuur ja kõik need nagu, ma tahan kindlasti näha seda Colosseumi ja kõiki neid muid nagu vaatepilte, mis need ongi, mis see mingi ma ei mäletagi, mis selle nimi on, aga mingi purskkaev, eks ole. Vist oli Trivi purskkaev või midagi sellist. Et nagu seda tahaks näha ja ma tahan kindlasti minna kunstimuuseumitesse. Ma ei tea, kas sa oled reisidel käinud hästi? Ei, ma ei mäletagi, kas ma üldse väga muuseumites olen käinud. Võib-olla muuseumites ikka olen käinud, aga mitte nagu päris kunstimuuseumites. Et ma pigem käimegi kas mingi lossides või üldse loomaaedades nagu. Jaa, see on päris hea. Mul käis sõber just alles Roomas ja siis ma küsisin temalt nagu, et ütle mulle kõike, mida ma pean teadma, eks ole, absoluutselt kõike. Ja siis ta ütles, et kindlasti mine nagu mingi Vatikani ja mingi nendesse kunstimuuseumitesse ja mine võta seda gelatot ja ta ütles veel seda, et ole ettevaatlik nende pickpocketitega. Jaa, seda juhtub, jah. Ja tegelikult ma kardan neid. Ma ei tea, kas sul on mingeid kogemusi olnud nende... Mul on õnneks läinud, mul ei ole kogemusi olnud. Aga mul naabritel on olnud siukest kogemusi, kus tuldakse kohe autost välja ja tahetakse kotti ära võtta ja niimoodi. Aga õnneks nad ei ole kätte saanud, aga see proovitud on ikka. Kus kohas see veel oli? Ma ei mäleta, kus nad reisil käisid, et niimoodi juhtus seal, aga... Oh my god, okei, see on küll hirmus. No ja kui sa oled autos, siis on natukene võib-olla nagu kindlam, et sa saad lihtsalt ära sõita. Nagu, no ja ma ei tea, ma loodan, et sellist asja ei juhtu. Ma kindlasti panen enda lukud kinni, hoian kotti kõvasti enda käes ja lase kellelgi sinna lähedale saada. Olen väga tihedalt enda sõbrannadega koos. Ja me lähme sinna nagu mingi nädalaks ajaks, mis on suht kaua. Ma olen nagu vau. Aga nii, et saab päris hästi palju saab teha. Ja ma tegelikult juba ootan seda, sest ma pole kunagi Itaalias käinud. See oli üks mu... päris lõbus tundub, jah. Eriti Roomas, sest see on vaata pealinn. Ja nagu seal on, muidugi ma kardan, et see on hästi turistirohke. See on küll võimalik, jah. Eriti kui te suvel lähete. Ja juuli nagu lõpus ka. Siis ma pakun, et on eriti crazy, sest juba kevadel oli hästi palju inimesi. Nii et ma ei teagi, kuidas sellega on. Aga
ma ei tea, eks näis. Sinna on veel aega kõvasti. Me alles vaatame kõiki neid, paneme plaani paika ja värki. Aga nojah, meil ongi nüüd ju eelviimane podcasti episood. Varsti on viimane. Et ma ei teagi, ma olen suht palju, tegelikult see on nagu huvitav, kui kiiresti aega on läinud mööda. Nagu, ma ei mäletagi, millal me enda esimese podcasti episoodi. Ma ei oska ka öelda, et see on sügisel ikka kuskil. Kusagil sügisel vist, jah. Aga ei oska täpselt nii öelda. Jah, nagu, ja nüüd kui mõelda, et me oleme juba nii kaugel, siis see on nagu, et vau. Ma ütlen, et ma olen suht palju küll arenenud see, et nagu meie omavaheline suhtlemine on kindlasti. Palju nagu sujuvamaks. Jaa. Ma mäletan, et esimene kord ma olime siin niimoodi nagu, et jaa, kuidas sul? Jah. Ja nüüd on nagu parem, aga see ongi nagu ongi nüüd ajapikku läheb. Ma ei tea, mis kogemused sulle nagu... No, ma ei oskagi midagi öelda väga, et kui see podcast on nagu rohkem avanud mul silmaringi ise ka ja julgustan mind ise ja see on kindlasti ka andnud palju võimalusi mulle, et ma olen ikkagi väga õnnelik, ma tulin siia. Jaa, sama. Nagu, ma tegelikult olen mõelnud varem, et ma tahaks nagu podcastis olla või niimoodi, sest ma olen kuulanud palju podcaste. Aga nagu nüüd oligi võimalik proovida ja saab panna praktikasse teada, milline see elu on ja kuidas plaanimine on ja kuidas neid ideid. Isegi kui see on lihtsalt, mis me teeme koolis, siis kui see on isegi mingi asi, mis me teeme koolis, siis nagu tegelikult see annab väga palju, nagu vähemalt mulle on andnud. Jaa. Tegelikult see nagu, tegelikult see arendab küll hästi palju, sest see on nagu planeerimine ja siis suhtlus. On küll. Plus nagu tehnikud peavad tehnikat oskama sellega läbi käia. Tervitan neid kaamera taga ja pulli taga. Ja üleüldse nagu ma ütlen, et see on päris nagu hea. Aga mis seal ikka, me saame viimase episoodis lähemalt sellest rääkida. Aga lähme siis äkki hot take'ide juurde. Lähme, jah. Ehk siis veel esimene hot take, on siis hiline üleval olemine on parem kui vara ärkamine. Ja ma tahaks kõigepealt sult küsida, et kas sa oled siis vara ärkaja või kes on hilja üleval? Ma olen pigem see, kes on hilja üleval. Sest nagu hilja on üleval nii nagu tore olla, sa saad kõike teha. Eriti kui sa oled just koolist tulnud, siis ma tunnen, et mul lõpuks ometi endal aega. Nagu ma ei suudaks vara ärkata. Ma olen nii nagu... Ma olen natukene nagu selline bitchi või ma olen nagu, et miks ma ärkan praegu hommikul üles, ma ei taha üldse ärgata. Aga ma ei tea, kuidas sul on? No ma olen ka tavaliselt hilja üleval. See on ikkagi mul põhikoolis jäänud külge. Et ükskõik kuidas ma proovin parandada seda. Ja see tuleb tagasi. Aga vähemalt mulle ise meeldib. Isegi kui ma ei ärka ja vara ülesse, mul on päev olnud, kus ma olen pidanud ärkama varem ülesse. Tegema mingid asju ära. Ja siis ma pärast mõtlen, et kuule, vara ärkamine ei olegi nii halb, et mul on terve päev nüüd, et ma tegin oma ühe asja ära, mis ma pidin tegema, ja mul on terve päev, et teha muid asju, et nagu, ja mul on tegelikult nagu nii palju aega ka, et... Ja see on nii aus. Mul on ka olnud nii, et nagu, mulle ei meeldi vara ärgata, eks ole, aga mulle meeldib see mõte, et ma ärkasin kell 9, kell on nagu 11 ja ma olen juba nii palju nagu teinud, ja mul on nii palju aega veel. See on nii imeline. Nagu, jah, ma olen siis pigem see, kes saab vähe magada. Aga tegelikult oleneb. Mõnikord, kui on väga väsitav päev olnud, siis ma olen varem läinud magama. Aga muidu, nagu kohe, kui kooliaeg on, siis ma lähen nagu nende normaalselt magama. Kuskil nagu 12 midagi. Aga kohe, kui tuleb nagu mingi vaheaeg, siis see läheb nagu. Siis on see, et sa oled sõpradega väljas ka ja kõik, et
siis on siukene, aitab kaasa natuke sellele. Aga ma tõesti arvan, et see oleneb ka inimesest, et kellele kuidas sobib, et ja mul on klassiõde, kes nagu läheb mingi kell 11 magama ja tärkab kell nagu 8 või midagi. Isegi siis, kui tal on nagu vaba päev. See on nagu, et see tõesti oleneb nagu inimesest. Mina ei suudaks kunagi. Aga võtame siis järgmise mõttegi. Meil on siis, et ookean on tehniliselt supp. Seal on soola, valke ja isegi köögivilju. See on küll väga huvitav. See on nagu, ma pole kunagi selle peale nii mõelnud. Ses mõttes, seal on küll see kõik see olemas, aga ma ei ütleks, et see nagu nüüd söödav supp oleks. Ei, söödav supp see pole. Võib-olla nendele elukatele seal supi sees. No tegelikult meelega paida ju, sest nagu need kala. Aga sa ei söö väga tooret kala sealt või nagu selles mõttes saab küll süüa, aga see peab olema nagu väga nagu kuidas ma ütlen, nagu vaadatud, et see on ikka tervislik ja ei annaks sulle mingeid haigusi ja igasuguseid asju, et see pigem on nagu see, et kui sulle nagu maitseb mingi toit aga sulle ei maitse mingi toit, aga sul on nagu mingid pisikesed nagu mingid, ma ei tea, lihatükid, et see on, mis sulle meeldib ja siis me nagu nokime pigem neid lihatükke vaata välja sealt supist me päris seda suppi ei söö, aga see on tegelikult väga aus, sest nagu meri, ookean on soolane vist on, minu meelest ja siis nagu valgud köögiviljad isegi täitsa, ma ei tea, need mingid ookeani või mere mingid kurgid on või mis need on nagu, see on väga huvitav aga no vot tuleb välja, et ookean pole ookean, vaid ta on lihtsalt üks suur supp, ainult iseasi, et kas süüa. Okei. Ja nüüd võtame oma viimase hot take'i. Vannis käimine on lihtsalt omaenda mustuse sees liigunemine. Mis sa sellest arvad? See on nii nagu 50-50, kuna nagu see idee vannis on nagu vannis käia, mulle meeldib vaata, aga ma pole nagu ammu käinud vannis. Aga kui ma mõtlen selle, siis nagu natukene on, sest kui sa esimesed paar minutit sa lähed sinna sisse, sa oled nagu, et nii tore, aga kui sa oled seal kauem, siis sa nagu hakkad mina hakkaks küll vähemalt tundma natukene, et nagu, et kas mul on praegu mustus sees, ma pean vahetama, nagu, siis nagu, kui sa oled duši all, siis see vesi läheb kohe alla, aga seal nagu ei ole. Ei, mina ei oska midagi öelda, ma käin ainult duši all, et mul ei ole kodus vanni ja siis mul on ainult duš ja No mul on vann olemas, aga ma pole seda kasutanud kordagi, sest nagu meil on linnas, meil on lihtsalt nagu, meil on nii väike boiler, et nagu see soe vesi saab enne otsa, kui sa saad selle nagu vanni täis. Nii et me peame nagu vist nagu ise nagu vett keema ja siis paneme sinna natukene külma vett ja siis me peame veega panema nagu, kui me tahame nagu mingit sellist mõnusat olemist. Ma tean, et mu ema kunagi tegi endale nagu siis mõnusa sellise spa päeva ja siis ta pidi ka nagu vett seda nagu, ma ei tea, aga nagu pole nii ammu vannis käinud, ma nagu loogi tahaks, aga ma ei tea. Äkki on täna see õhtuplaanid olemas siis. No eks näis tõesti, ma pean tõesti pessu minema. Äkki mis hoopis ma olen vannis. Ma ei tea, kas ma viitsin tegelikult. Sest ma ei, nagu, võib-olla ma oleksin seal nagu mingi 5 minutit ja see on nagu kõik. Aga ma ei tea, kas sa oled kunagi mõelnud, et su süda kutsub su vanni poole? Selles mõttes ma olen küll vannis käinud, aga niimoodi väga ei ole kutsunud, et selles mõttes mulle meeldib küll olla vee sees, et ujuda ja kõike seda, aga niimoodi nagu ma lihtsalt ei näe pointi olla vee sees iseendale nagu. Ise nõus. Ma pigem oleks voodis kuskilt elos kui vannist elos. Kusjuures osad on vannis ka elos. Jaa, aga ma kahjuks ei julge. Jaa, ma julgeks ka. Ma kardan, et ma olen lihtsalt nii nagu ma olen nii nagu klamsi, et ma lihtsalt suudan kogemata kukutada seda vanni ja siis ongi kõik nagu, terve mu elu on seal, ma ei saa teda kaotada. See on väga-väga hirmus. Mul on vaja vaata seda lauda, mis inimestel on, vaata kui nad panevad mingid asjad. Söögiga niimoodi süüa. Mõtle, sa tõid nendele puuvilja ja siis sa oled seal nagu, see oleks loogi äge. Mõtle, mingi väike nagu mahlakene on ka selline külm jõekuubikutega.
see kõlab hästi, ma tunnen ennast nagu see, need emad, vaata, kes lähevad vett sinna vanni ja siis nad võtavad oma veiniklaasi, vaata, ja siis nad on nagu mingi küünlad on ka igal pool ja nagu see näeb, teoorias see näeb nagu, tundub huvitav välja, ma ei tea, kuidas see praktikas töötaks. Aga peab järgi proovima kunagi. Ma ei tea millal, aga kunagi. Aga meil ongi suht kõik nende hotsteikidega. Ja me kindlasti, meil on vaja juurde neid, et julgelt minge meie Instagrami konto peale, otsige meie highlights'is selle story üles, kus see link on, vaadatage sinna peale, pange sinna üks äge hot take sisse, kirjutage nii palju, kui te tahate, nii palju, kui teie süda ihkab. Ja me vaatame neid ja nüüd ongi viimane episood on tulemas, nii et nagu viimane võimalus võtta nii palju, kuidas me ise ka tahame. Jaa, just täpselt. Nii et nagu julgelt saadke neid, sest meil on vaja neid. Ja viimane võimalus saada vahetunni podcasti ja võtke või jätke. Ja kindlasti YouTube'is kommenteerige, mida te tahaksite veel kuulda, et me räägiks. Äkki teil on mingi huvitav selline nagu mõte, teema, kooliga seotud või eluga seotud, mida tahate kuulda, et me arutaks. Te võite ka YouTube'i panna hotliks, et just. Kui te soovite enda nime all niimoodi panna. Ja, just täpselt. Kui te julgete, et me võime sealt ka vaadata. Jaa, ma käin küll seal kommentaare vaatamas, mida just ei ole, aga ikkagi ma käin vaatamas, sest mul on usku teisse, austajad, kuulajad. Jah, aga jääme siis järgmine kord ja näemiseni.